Nii, teen järjekordse järgmise nädala ülevaate ja viskan pilgu peale siis tulevale nädalale. Et vaatan lihtsalt üle, et millised on niisugused olulisemad päevad, kus on siis mõjusamad uudised. Et kus tasub rohkem tähelepanu pöörata enda tehingutele. Nii, esmaspäeval esimene mõjusam uudis, aga see on juba siis enne Frankfurt, enne London Openit on Euroopa Keskpanga Kundose kõne. Et see on nagu siis ära olnud ja ülejäänud uudised on siis meil siin Kanada dollarilt on CPI ja inflatsioonimäära uudised ja enne New Yorgi sessiooni algust on siis ka New York Empire State Manufacturing Index. Et omajagu volatiilsust paistab esmaspäevas juba nagu olevat, saab näha, mis see reaalse nagu toob. Üldjuhul esmaspäeval jätkatakse seda, kus siis reede poolel jäi. Edasi teisipäeval midagi suurt ei paista. On ainult siin siis enne kella 1:30 on USA dollarilt sööka olulisem mõjusam uudis ADP Employment Change Weekly. Et teisipäev paistab suht sööka rahulikum päev tulema võrrelda siis esmaspäevaga. Edasi kolmapäeval pilt natukene parem. On meil tulemas siis enne Frankfurti, enne London Openit on tulemas siis GBP-le inflatsioonimäära uudis. Ja 10.00 London Openi ajal siis on tulemas CPI uudis eurotsoonile. Et siis mõjutab eurot kõige rohkem, loomulikult ka dollarit. Ja kui miski mõjutab dollarit, siis see mõjutab ka teisi paare, millega me siis dollari vastu kaupleme. Et kolmapäev siis paistab niisugune hea päev ja ülejäänud uudised jäävad meil siin siis New Yorgi sessiooni alguse poole on siis erinevad USA dollari uudised, building permits ja housing starts, kahed uudised, septembri ja oktoobri uudised siis ja kõige olulisem on kolmapäeval siis FOMC õhtu kell 7 meie aja järgi. Et tasub olla siin siis tähelepanelik. Nii, korra vaatama, kas ajatsoon oli ikka õige. GMT+2. Nii, on õige. Edasi neljapäev. Neljapäev paistab meil juba tükimad, ägedam, väga ägedam. Ühtegi olulist uudist neljapäeval siis euro ja GBP kohta ei paista olema ja kõik uudised jäävad siis New Yorgi sessiooni aega. Ja on meil siis tulemas terve suur rodu erinevaid töötusmäära uudiseid USA dollarile. Ja neid on ikka hulgim, et neljapäev tasub olla siis New Yorgi sessiooni ajal ekstra ettevaatlik. Siin võib turg minna jumal teab kuhu poole. Et punane kaust punase kaustu otsas. Lõpuks kella 3 aegas ka siis existing home sales, enamused uudised jäävad siis 1:30 aega. Suure tõenäosusega neljapäev võib kujuneda selliseks 2 stsenaariumi, et kas siis enne New Yorgi sessiooni päev on suhteliselt tühi, turg liigub külg suunas või ei liigu üldse, või siis toimub tohutu manipuleerimine turgudel, et turg on väga agressiivne ja kui tuleb uudiste aeg, siis on vaikus majas. Aga elame näeme, mis tegelikkus olema saab. Lõpetuseks reedel tulemas siis GBP uudised ja eurotsooni uudised, kõik on enne siis Londoni ja Frankfurt Openit ära juba. Ja siis kella 1:30 aega ja kella 3 aega jäävad meil veel Kanada dollari uudised ja kella 3 aega siis USA dollaril Michigan Consumer Sentiment, et reede juba siuke tunduvalt rahulikum päev. Kuid üllatusi võib peituda ka sellistes rahulikes päevades, sest meil järelturu kauplejatena ei ole võimu turgi liigutada ja järsku võib toimuda mingi super suur hüpe. Aga graafikule vaadates minu ootus-lootus oli siis see, et turg liigub ülesse siia 4 tunni supply demand'i
jutt siis dollari indeksist ja siis alla, ideaalis siit saame siis reaktsiooni, mis pööraks turu siis suuremale tõusuteele. Turg siia ülesse alasse jõudnud, see on veel kasutamata ja tasapisi väike nii-öelda konsolideerumine, konsolideeruv tõus siia poole tehti, aga päris alasse jõutud ja peale seda algas langus ja jõuti siia 4 tunni supply demand'i sisse ja siin on nüüd päris korralikud vikid on maas, et siit on saadud selline päris korralik reaktsioon. Nii, vaatame, siin on 15 minuti alakene ja see täideti siin sinisega ära. Et kuidas võtta, kumba, et üles alasse jõudnud, kui turg selle alla liikumise siis tegi, et sama ootus oli siis ka teise liikumise ootus, et turg liiguks alla ja siis toimuks plahvatus üles, sest plahvatust veel toimunud ei ole, et seda ma veel ootaks. Ootaks turgu liikuma veel ülesse. Et kui vaadata ka nüüd Fiboga, et kus meil eelmine suurem tugevam põhi oli, eelmine tugev põhi oli siin, turg liikus üles, et seda mina ei loe tugevaks põhjaksin, vaid on see põhi siin, sellepärast et siit nii-öelda veel eelmist tippu ei murtud, see on kõik sise liikumine ja nüüd toimus murdumine. Et kui Fibo järgi võtta, siis peaks võtma siit põhjast kuni siia tipuni ja siis 50%-ni, kuhu oleme ka praegu jõudnud. Turg võib tulla veel allapoole, golden zone on meil siin allpool. Et võib ka siia eelmisesse blokki, mida ma ei ole välja märkinud, võib ka veel allapoole sisse tulla, kuid üldjuhul ootaks siit siis ka minekut ülesse poole. On ka okei, kui isegi keegi võtab siit, siis põhimõtteliselt on meil golden zone'is sees. Aga minu ootusnägemus tulevaks nädalaks on see, et turg siit jätkaks enda tõusu ülesminekut. Ehk et kas näeme siit kohe ülesse, erinevad stsenaariume võib olla, tuleme siia, saame siit reaktsiooni ja tuleme allapoole. Üldjuhul mootan turgu minema siis ülesse poole, ehk siis dollari indeksid mootan liikuma veel ülesse poole. Nii. Ja teise versioonina, et turg lihtsalt jätkabki üles liikumist. Võib-olla siin üleval alas näeme siis mingisugust pöördumist. Teise versioonina või teisele versioonile paneks veel juurde siia. Vaatame korra 15 minuti peale, kas meil on selgemat pilti. Väga mingit konkreetset pilti pole. Teisele versioonile võib-olla tuleme testime siit uuesti seda pikka vikki ja siis liigume ülesse. Üldjuhul ootus on minul, et dollarindeks liiguks edasi ülesse poole, sest 4 tundi praegu teeli peal, aga 4 tundi on veel bullish, on tõusutrendis, ei ole murdnud siis allapoole. Eelmine liikumine siin see, turg oleks pidanud murdma siit põhja ära, seda ei toimunud. Nüüd toimus uus liikumine, nüüd turg peaks murdma siit allapoole, ehk turg peaks hukkuma siit alla, et oleks siis signaal alamas, et turg on downtrendis. Hetkel veel uptrendi suunaline. Nii, GBP. GBP ootus siis oli ka, et turg tuleb siia supply demand'i, tuleb alla supply demand'i ja siis toimub plahvatus ülesse. Seda suurt plahvatust toimunud, mingi liikumine siin toimus, aga ei ole nii kolossaalne, nii suur see plahvatus. Üldjuhul ootus oli, et turg täidaks need supply demand'id ära ja liiguks ülesse poole. Tasapisi sinna liikumas on ja on ka siit need supply demand'id täidetud, ehk et GBP peal siis turg täitis ootust, võiks öelda 100%. Super ilusti. Nii, teeme selle siia poole lühemaks. Siin on ka kasutatud. Ülalpool ühte kala ei ole. Nii, vaatame korra siia. Okei, siin on meil ka 4 tunni ala. Ja allpool otseselt ei paista. Ehk et GBP ootus minul oleks selline. Võime näha
mõningast tagasitulekut siia allapoole ja siis ülesse. Või siis teise variandina, liigutame selle siia peale. Teise variandina võime näha siis midagi taolist, et saame vast siit 4 tunni supply demandist saame reaktsiooni ja siis see tõus ka lõpeb, ehk et siit pöörab turg siis allapoole. Kuid üldjuhul on, et turg, minu ootus on, et turg teeks suurema retracementi ülesse, enne kui ta sügavamale allapoole läheb. Nii, Euro-USD. Euro-USD ootus oli siis enam-vähem nii nagu GBP-le. Et turg täidaks ära siis supply demandid. Ootasin, et turg tuleks siia alumisse sügavamasse. Seda ei juhtunud, turg sinnamaani ei tulnud. Täitis turg ära siit samuselt selle supply demandi. Sama otsaga puudutas siit, tuli jälle tagasi, täitis järgmise supply demandi. Tekkis meil siia ka siis 4 tunni supply demand. Turg tuli täitis ära, toimus uuesti üles murdumine ja nüüd jälle kerge pullback. Et see tõus aset leidis, küll mitte nii sügava retracementiga ja on meil nüüd siis siia samamoodi uus supply demand maha jäänud, mille täitumist ootaks ja kus siis turg võiks enda edasise signaali leida, et liikuda või jätkata liikumist ülesse poole. Nii, teeme need niimoodi, natuke pikemaks. Vaadates euro peale, siis siin see jalg on downtrendi suunaline. See, mis meil siit tuleb, see on downtrendi suunaline, et siit võiks oodata turgu langema, allapoole veel langema. Siin 4 tunni supply demand täidetud, on ka meil siin üleval tipus üks supply demand, mis justkui kutsub enda poole, kuid meil on siin allpool ka daily ja 4 tunni supply demandid, mis on veel täitmata, mis on nagu väga-väga tugevad magnetid, kuhu turg siis võiks minna. Kuid ootus enam-vähem samasugune, nagu siis GBP-legi, kas näeme siit kohe liikumist, üles poole supply demandi. Siia alla, ideaalis siia 4 tunni supply demandi täitmist, siis üles poole. Või võime ka näha siis kolmanda versioonina, miski taolist, et haaratakse likviidsus siit pealt ja ka siit pealt. Ja võib-olla käib ikkagi ära või jääb üldse puutumata see 4 tunni supply demand. Ja näeme pöördumist allapoole. Need sellised versioonid siis Euro-USD-le. Nii, NZD-USD. NZD-USD ootus oli siis ka, et turg läheks pigem üles poole, võiks tulla veel allapoole, seda ei juhtunud. Jäi see sügavam supply demand veel täitmata, kuid turg liikus ülesse, tegi enam-vähem sarnase siksaki ka. Ja siit ootaks veel siis edasi üles liikumist. Siin on 4 tunni supply demand täidetud, otsest reaktsiooni siit enam ei ootaks. Aga NZD-l siis samamoodi, kas näeme turgu kohe liikumise ülesse poole, ideaalis siia ülemisse, supply demandina välja, või siis peatume siin eelmise juures või selle lähedal samale versioonile, siis koos väikse pullbackiga, ootus-vaatus, ja või siis turg, nagu ta siingi, on meil downtrendi suunaline ja just kui oleme retracementi teinud, siis võime näha ka sükust versiooni, et teemegi retracementi väikse ülesse poole ära ja siis toimub pöördumine ja turg kukub allapoole. Nii, AUD-USD sai enam-vähem samasugust siksakki oodata nagu siis NZD-l. Seda sügavat allatõmmet ei toimunud, vähemalt veel mitte. Siksakilaadne liikumine toimus, turg liikus ülesse, konsolideerus ja liikus veel ülesse, ehk et need supply demandid siis turg täitis super ilusti ära. Need on täidetud, sealt on siis reaktsioonid saadud, likviidsused võetud. Nii, laenaks siit kõrvalt supply demandi. Saame kopeerida siia. Nii, selle peab tooma siia vikini. See on veel kasutamata.
see ülemine 4 tunni on kasutatud, vikk on sees käinud. On meil üleval siin veel supply demand, et ootaks turgu, siis seda ka ära täitma. Et turg võiks liikuda siis ideaalis, võiks turg liikuda veel ülesse poole. Iseenesest on ka meil siin supply demand, see küünal on põhimõtteliselt meil valmis. Nii. Sest kui turg nüüd avaneb, siis see küünal jääb nii nagu on ja järgmine küünal tekib siia kõrvale, ehk et põhimõtteliselt siin on ka meil juba supply demand olemas. Nii, erinevad ootused, vaatused. Võiksime super ideaalis teha sükse sügavama allatõmbe, täita selle ära. Võibki juhtuda see, et jääme siia ülemisse sellesse alasse ja saame siit reaktsiooni ja siis ülesse. See on siis üks sama ootusvariant põhimõtteliselt, üks siis koos allatõmbega või liigume kohe ülesse poole. Ja teise variandina siis tuleme, võtame siit pealt likviidsuse, vaatame korra siin. Iseenesest meil on siin ka superäge likviidsus, kuid võib juhtuda midagi taolist. Tuleme ülesse poole, haarame siit likviidsuse ja näeme siit siis alla sulamist. Nii, GBP-NZD. GBP-NZD ootus oli, kas siis turg liigub veel ülesse poole, haarab likviidsuse või toimub alla kukkumine ja näeme siit põrget ja siis turg liigub edasi ülesse poole. Ülesliikumist toimus ilusti alla liikumine ja sükust suurt plahvatust veel toimunud ei ole. Et on siin kõvem niuke müüjate surumine toimunud, et mis justkui annaks siis indikatsiooni, et turg tahab allapoole tulla või et tahetakse vähemalt siis turgu allapoole suruda. Nii, selle sinnamaale ja siia saame supply demandi, allpool ostu supply demand ei ole. Jäävad need kõik meil see kõvasti allapoole. Iseenesest turg võiks hakata nüüd allapoole minema. Ehk siis GBP-NZD-l. See oleks imeilus näha sugust liikumist, turg liigub ülesse, siia supply demandi, täidab selle ära ja siis näeme siit kolinal kukkumist. Teise variandina ootaks otse alla liikumist. Üks loomulikult toimub, jääb siia ka meil supply demand maha, kui turg selle liikumise teeb, et mis võivad anda siis hilisema reaktsiooni, et turg ei tule nii sirgjoonet alla, võib teha siin siksakki edasi tagasi liikumist. Nii, aga silme ei peale, siin on ka üks supply demand, väike fair value gap ka enne seda. Nii. See oleks üks ootus, et turg liigub alla suunas. Teine ootusvaatus, et turg sõidab siit läbi. On meil siin ka vikid nii-öelda maas. Et teine versioon ootus oleks see, et turg sõidab läbi ja sõidab kõvasti ülesse poole. Vaatame korra daily, weekly pilti. Jah, meil üleval pool on veel üks suurem ala, kuhu poolest turg võib liikuda. Et ei ole välistatud ka see. Nii, GBP ja JPY. Siin oli ootus, et turg liigub ülesse. Seda supply demand eirab, mida siis ka turg tegi, kuid on siit ka toe leidnud. Ja seda alla tõmmet, alla kukkumist veel olnud ei ole, kuid turg liikus ilusti ülesse. Et on praeguseks jõudnud siia supply demandi, mis on täidetud. On ka siia maha jäänud supply demand, mis on ka samamoodi täidetud. Vaatame korra weekly pilti. Suht kõige aegade tipp on lähedal. Tasapisi turg võitleb siin. Isegi weekly pildis on siin päris tugevad vikid maas, et just kui tahetakse suruda hind allapoole. On meil bullish nädal olnud. Ta on nädal sulges bullishina. Siit võiks oodata natukene tõusu. Tuletame korra meelde, mis dollari-indeksi pealt ootus oli. Dollari-indeksil oli see, et turg võiks pigem edasi ülespoole liikuda. Ehk et GBP ja JPY ootaks ka siis pigem ülespoole liikumist
sest minu silmis siis liigub GBP JPY korrelatsioonis siis uuesti JPY-ga. Siin võime näha siis kohe üles liikumist teise versioonina. Siin supply demand'i täitmist ja siis üles liikumist. Või juhtub midagi kolossaalselt teistpidi ja näeme kukkumist. Ehk peaaegu samasugune pilt nagu siis dollarindeksil. Nii, uuesti JPY. Siin ootus oli ka, et turg liigub üles poole, haarab likviidsuse ja siis kukub alla. Selle kukkumist ei toimunud ja otsa alla liikumist ka ei toimunud. Väike käpp on siin olnud, kuid see on ka täidetud siin juba. Ühtegi supply demand siia maha jäänud ei ole. Siin on kõik täidetud. Müügi supply demandi ka jälle. Ja on meil müügi supply demand üleval pool. Suht maha on see hoog raugenud siin, kuid endiselt on turg bullish'is sulgenud, et siin võib näha siis kas seisvat või ootaks siis mingit ägedamat reaktsiooni turult. Eeldüül ootaks turgu minema veel ülesse poole või siis näeme jagust alla tõmmet, siin on isegi likviidsus selle vikiga võetud, võime näha siin allapoole tulekut natukene ja siis turgu liikumas ülesse. Nii, venitame neid niimoodi siis. Ja teise variandina võime näha siis totaalset pöördumist, kuid enne seda pöördumist ootaks siis siit tipu peal likviidsuse haaramist, ehk et turg tuleb nõks üles poole ja siis näeme kukkumist alla. Nii, uuesti käed. Siin oli ka ootus, et turg tuleks siis alla supply demand'i ja saaks enda reaktsiooni. Ülemised 2 supply demand'i on siis nüüd ära kasutatud täidetud, kuid suuremat signaali ei ole, et kuhu poole nüüd turg minna võiks. Isiklikult ootaks turgu kukkuma veel allapoole, kuid ka siin selle alla liikumisega on meil siis jäetud maha ka siia supply demand, kust võime saada enda vajaliku reaktsiooni. Siin ootus ka, et turg siis liigub veel ülesse poole. Põmm. Või siis näeme õrna liikumist ülesse, kuskilt siit alast. See jääb võtmata, aga kuskilt siit alast siis näeme kukkumist alla. Nii, ja lõpetas üks kuld. Kuld on kulda väärt. Kuld teeb imelikke asju. Lõpuks on hakanud tegema imelikke asju. Et mingit teistsugust mustrit ka lisaks ainult tõusule. Et siin on päris korralik sell-off toimunud. Et suured liikumised taustal toimuvad. Suured siis võlakirjade müügid riikide vahelised toimuvad. Et siuke, kus ütleme siis kunstlik puhverdamine on pihta hakanud. Kuid kuld ilusti liikunud nende support resistant alade vahel juures ilusti liikus ülesse, jäi siia kinni, kuni siis järgmise alani jälle kinni reaktsioon, järgmise alani saadi siit reaktsioon, kuni kukkus läbi jälle siia alani, kus saadi reaktsioon. Et on päris korralik sell-off toimunud siin. Et midagi kulisside taga toimub, täpselt tea mis, et siin ootaks kulda ideaalis siis liikuma korra veel ülesse. See on ühe versioonina ja tuleme siis alla. Või teine versioon võib olla see, et kuld tuleb natukene allapoole. Vaatame kohe siin. Otseselt supply demand ei ole, on Fairway'le käppis käinud. Et võime näha siis kulda tulemas allapoole ja siit näeme see hoopis plahvatust ülesse järjekordselt. Kuid see, mis päriselt aset leiab nüüd, seda siis näitab meile jällegi aeg. Nii, vaataks korra GBP-d. Endal GBP meeldib kõige rohkem. Et ja kas ja kus, kuhu poole esmaspäeval meil ta minna võiks. On meil siin siis 15 minuti peal supply demand, müügi poole peal supply demand oli meil siin, on kasutatud. Järgmine supply demand on siin. Ehk et siit ootaks esmaspäevaks siis
siukseid liikumisi. Liigutame natuke niimoodi ja teen selle enda jaoks roheliseks. See on üks liikumine või siis näeme siukest. Kuid need on 15 minuti peal, väiksem ajaraam, et näha lihtsalt seda mikroliikumist kuhu poole, siis turg meil enda suunisi võtab. Nii, vot, sellised väljavaated minul tulevaks nädalaks vaatame, kuidas need lähevad, kuidas paika peavad ja mis võimalusi meil turg annab ja lähme haarame nendest kinni.